mis plaaniga sa nagu siia peale tulid üldse? Ega see Tarvastu-sari on alati südamelähedane olnud, et 7 aastat tagasi või 8 aastat tagasi, ma isegi ei mäleta, alustasin siit, et ega see PEM-i mõte ongi see, et roost ei läheks ja et jah, natukene kätt soojas ajaks, et Fiestaga on päris kulukas nii-öelda trenni teha, aga samas on PEM-iga fun ja saab ka ise uusi asju õppida, et iga kord areneme ja õpime uusi asju ja sellega koos nii-öelda kogemused tulevad ja samuti vaatame, mis tulevik toob, võib-olla ka PEM-i klassiga kunagi liituda, et see on Eestis populaarne klass ja järjest tõusvas trennis, nii et ma arvan, et sellest saab päris hea klass. Ma alustaks sellega, et see oli esimene selline nii-öelda suvine rahva, kes vanas 3 olid talvis, et milline see ettevalmistus võistluseks oli? No ettevalmistus oli selline, et eelmine laupäev nagu tahtsime tulla siia testima, aga kuna värskelt ehitatud mootor oli, siis nagu hakkas ta imelikult tossama ning ei julgenudki rajale minna, seega põhimõtteliselt oli nagu testimine oli põhimõtteliselt polnudki testinud. No hommikul sprindis ma suutsin päris kiiresti kohaneda, et suutsin päris pika puuga võita ära sprindi ning Krossis oli natuke raskusi sellega, et rehvid tahtsid kuumaks minna ning pidamine kadus ära. Valmistumine on suhteliselt pikk olnud. Suhteliselt pikk võistluspaus, 2 aastane äkki, 2 hooaega vahele jäänud selle autoga. Vahepeal laenasin venna autot, tegin 1 stardi, aga seda on nüüd ehitatud ja natukene aega. Ajasõit läks isegi päris hästi, äkki olin 4. või 5. ajasõidus ja siis esimene eelsõit läks ka suht kohta hästi, natukene rehvidega ja juhitavusega oli raskusi. Aga teine eelsõit oli ka jälle kerge altminek, ise tegin vea ja siis jäin pusklema sinna mõne autoga. Aga siis B-finaalis tuli hea sõit ja ka finaalis saime hea mineku kätte. Hea start oli ja saime hästi minema. Kui keeruline on selle rütmi leidmine, kui varasemad sõidud on kõik olnud tibed? Üldiselt siin Raassila raja peal tuleb mul kuidagi siin see rütm hästi välja, et ma olen siin nii palju sõitnud ja see on nii-öelda juba kuhjunud see kogemus selle raja peal, et ei ole raske, aga muidugi jah, see võistlusolukord muidugi lisab seda pinget ja ikka juhtub olukordi, kus võib-olla natukene liiga kiiresti kurvi ja et võib minna natuke sassi, aga üldjuhul ütleme sprindis ja selles siis tagaveokrossis, et suutsin hoida rütmi ja lõpuni välja siis hoida seda igas sõidus teist kohta. See aasta siis on plaan, oli nagu selline meil, et me teeme siis enda päeva ülesehituse selliselt, nagu me ka täna esimese etapi juba siis tegime. Et päeva esimeses pooles sõidame siis ära järjest kõik sprindisõidud ja siis päeva teises pooles sõidame siis ära krossi ehk siis ühistardid. Põhjus, miks me siis seda selliselt soovime nagu teha, on siis see, et pealtvaataja saaks tulla vaatama kontsentreeritult siis ainult neid, loomulikult ta võib tulla ka vaatama sprinti, aga et pealtvaataja tahab näha ühistarti, ta tahab näha nagu põnevust. Ja siis sellest ajendatuna me siis tegimegi selliselt, et panimegi siis need ühistardid ühte ajaaknasse ja sprindid teisse ajaaknasse. Mis aasta toob üldse, mis on olulised sündmused Raassillal? Et see aasta siis on plaanis teha meie siis Raassilla karikad 6 etappi. Esimene etapp on tehtud, siis lähme järjest edasi. Kõik etapid on ilusti kalendris kirjas, leitavad meie kodulehel. Siis nagu ikka, aprill on meil ja mai on meil nagu kõige tihedamad kuud, kus meil ei ole ühtegi vaba nädalavahetust ega nädalapäevad on siin treeningute ja muude päevadega suhteliselt juba kõik õivatud ja broneeritud. Et aprillis siis on kohe tulemas siin teise nädalavahetusel rallikrossi ametlik treeningpäev. Siis on sinna järgi tulemas aprilli lõpus siis rallikrossi BRX ehk siis rallikrossi Balti meistrivõistlused ja Eesti meistrivõistlused. Siis on aprillis meil siin drifti ametlik treeningpäev. Mai alguses on kohe tulemas siis drifti Balti meistrivõistlused meie rajal. Ja siis on ka igasugused muid erinevaid üritusi, mis on siin planeeritud nii-öelda külalisvõistlustena,
et aga eks need on sellised, et kõik on leitavad ja nähtavalt meie kodulehelt, mida me siis ka enda sotsiaalmeedias ja mujal reklaamime ja jooksvalt siis välja hõikame.